hommikust ja tere tulemast üle pika aja minu vlogi. Juhul kui sa oled siin järjepidev jälgija olnud. Aga kui sa ei subscribe'i veel, siis palun tee seda. Igatahes võib-olla mu häälest on kuulda, mul on kerge nõu. Soonjal samamoodi. Meil on natuke, Soonjal oli hea öö vist. Ärkas korra, aga mina ma ei tea, mis 3 ärkasin. Puhastasin ta nina, andsin talle juua, veidi kusutasin teda ja vahetasin mähkuga ära, see oli nii märg. Ja siis ise ma vist jäin alles äkki mingi 5 ajal magama. Ja siis magasin 1,5 tundi. Oot, kell on 7 läbi midagi, 7:30. Ja miks ma üldse vlogin? Ma lähen tagasi tööle ju. Ja õnneks mul on selles mõttes terve päev vaba. Kuni siis 8:30 õhtuni. Meil hakkab minu tööpäev. Või töö. Ja ma vist väga palju pole oma tööst siin rääkinud, kuna ma alustasin ju vlogimist siis, kui ma jäin nagu lapsehooldust või selle emapuhkusele, raseduspuhkusele, dekreeti. Ma ei tea, kuidas iganes keegi nimetab või kuidas seda päriselt nimetatakse. Aga ma vist hakkasingi vlogimagi märtsis ja see oligi mu esimene kuu, kus ma olin kodune. Ma töötasin siis 2024 veebruarikuuni. Ehk siis sellest on möödas aasta 7 kuud. Päris pikk aeg tegelikult. Ja ma ei mäleta mitte midagi. Ja tegelikult on palju muutunud ka tööl. Aga üks asi, mis on muutunud, ma sain palgatõusu. Aga jah, ma ei teagi, ma päeva jooksul võib-olla siin räägin veel, me hakkame hommikus sööma, eile tegin muffineid, siin karbis on muffinid ja seal taldriku peal on sama palju, mingi singijuustu muffinid. Kas see oli äkki mingi konto idis Annika? Mingi selline, ühesõnaga seal üks tore tädike teeb toredaid retsepte ja siis ma proovisin neid muffineid. Eile õhtul olid need väga mõnusad väljas siuke kergelt krõmps, aga seest väga pehmed. Ma ei tea, kuidas nad täna hommikul on. Proovin kohe. Sool oleks võinud natuke rohkem panna, aga samas võib-olla isegi lapse pärast on hea, et siin ei ole seda soola nii palju. Need on ikka sama head. Seest on pehmed. Igatahes. Kes on uudishimulikud ja tulid siia vlogi ainult vaatama, kuulama. Miks ma tööle lähen, kus ma töötan, mis Soonjast saab. Ma ei tea, kas võib veel küsimusi olla või? Need ongi vist põhiküsimused. Siis ma söön hommikusöögi ära. Ja siis räägin teiega. Nii, meil on siin nüüd hommik on enam-vähem söödud. Seal on ka mitu kotti, mis on pakitud kaasa Soonjale. Ma panin mingid toiduasju talle. Mis mul kodus olid. Siis on riided, ravimid ja mingid, ma ei tea. Ühesõnaga kõik söögitooli viisin juba autosse. Aga olgu see selleks. Ma pidin rääkima, miks ma tööle lähen. Esiteks ma lähen tööle sellepärast, et ma tahan ja mul on see võimalus. Mul jumal küll, praegu on oktoober. Oktoobri keskel tuleb mees tagasi Eestisse. Ja ta ütles, et ta on nõus lapsega kodus olema. Et see on super.
ehk siis ma tahaks tööle minna. Ta ütles, jah, okei, mine. Ja noh, ega see ema palk hakkab ka tegelikult ju läbi saama novembri keskel. Ja ühesõnaga jah, sellepärast siis, et lihtsalt sellepärast, et on võimalus, mees tuleb koju. Praegu jah, nüüd 5 ööd järjest, ma olen tööl, siis on 4 vaba, 5 tööl, 4 vaba, ühesõnaga niimoodi jookseb graafik. Ja Sonja on siis kokku nagu 7 ööd mu vanemate juures ja siis tuleb mees koju. Et plaan on see, et täna me siis läheme Kehra, kui ta ära sööb, siin ja valmis saame. Ja ühesõnaga õhtul siis mina tulen tagasi, lähen tööle. Tripoli jääb koju ja hommikul siis lõpeb mul töö, mingi 5:30 hommikul. Tulen koju, lähen koeraga jalutama, lähen magama ja siis sõidan Kehra, kus siis on Sonja ja siis õhtul tulen jälle tagasi. Et võib-olla 1 päeva me jätame vahele, et nagu kui vanemad saavad nagu, on okei, et neil seal ja Sonja nagu väga ei jorise ega miskit, et siis äkki jah, pühapäeva õhtul ei lähe. Eks vaatab seda, kuidas ja mis. Aga selles mõttes ma tean, ma olen seda vahetust töötanud, küll aga ainult 3 kuud. Aga siiski, et selles mõttes mul pole kunagi probleeme olnud, et ma võin ükskõik mis ajal päevast magama minna ja ma magan oma une täis. Selles mõttes ma nagu seda ei põe. Kus ma siis töötan ja miks ma öösel töötan? Ega ma kogu aeg polegi öösel töötanud, nagu ma ütlesin, ainult 3 kuud tegelikult olen seda vahetust teinud, et enne seda oli, kas ta oli kella 4-st 12:30 vist või, mingi selline vahetus. Ja noh, see oli siis selle tõttu, et Ameerikas on see ajavahe, ja pärast siis otsustati firmas, et on vaja teha, et kontor oleks 24/7 avatud, ehk siis telefoniliinid. Ja küsiti, et kes tahab sinna vahetusse minna ja põhimõtteliselt kõik see USA tiim, kes meil oli, kõik läksid sinna öövahetusse, et selles mõttes on nagu väga hea meel, et meil on see oma punt aastaid juba toimib, kõik on nagu jah, väga head inimesed, et sellepärast ma tahan nagu öövahetusse tagasi minna. Kindlasti ma oleks saanud mingi päevatööd, aga päevatööd ma ei taha just ongi sellepärast, et seal pole minu inimesed ja teiseks palk, olgem ausad, kui ma töötan öösel, siis kõik mu tunnid on 1,5-kordselt tasustatud. Et kuigi tööõhtu, töööö hakkab pihta 8:30, mis ametlikult ei ole öötundide nagu arvestuses, hakkab vist kella 10-st alates või 11-st, ma ei teagi, siis meil firma siseselt on ikkagi kokkulepe, et kõik tunnid lähevad meil öötundideks ning esiteks tuleb tööpäevi vähem. Jah, meil on küll 9-tunnised öövahetused, aga ma töötan terve näiteks oktoobrikuu peale 17 ööd, mis minu meelest nagu ei ole paha, Et kui inimestel on tavaliselt 5 tööl, 2 vaba, siis mul on 5 tööl, 4 vaba. Et jällegi omad plussid, miinused on kõigel alati, aga mulle nagu see sobib. Aga jah, praegu on siis siuke elukorraldus, vaatame, kuidas ma vastu pean. Et juba täna oli siuke natuke magamata öö, aga pole hullu. Päeval magan ja õnneks tänane öö tuleb selles mõttes kerge, et mulle tehakse nagu väike treening, kuna ma olen nii kaua eemal olnud ja ongi muudatused on toimunud ka, millest ma pole nagu teadlik. Issa ma olen juba 5 minutit siin lihtsalt jutustanud. Et siis ma loodan, et see multikas seal taustal ei sega. Ei ole seganud. Võt. Aga mis mu töö siis on? Ma olen senior travel consultant, ehk siis senior klient travel consultant, jah, mingi reisi konsultant.
nimetus on küll selline, aga tegelikult meie eesmärk on ikkagi müük. Me ise ei helista, kliendid muidugi helistavad meile, aga kui neil on huvi mingi kruiisi vastu, siis muidugi meie ülesanne on see lõpule viia, aga hästi-hästi palju kõnesid on ka lihtsalt, et mul on see broneering, et mis kell see laev läheb ja mingi, ma ei tea, et palju ma, mis iganes, ühesõnaga nagu klienditeenindus ka ikkagi selles mõttes customer service on päris palju. Ja jah, töötan siis, nagu ma juba mainisin, laevadega, kruiisidega, see on Norra kruiisifirma, selle nimi on Hurtigruten. Ma ei teagi, mis ajast ma seal töötanud olen, mingi aastast 2022 või 2021, ma ei mäleta. Ühesõnaga Covidi lõpp oli juba siis ja eelmisest kohast koondati ja siis suve ma nautisin niisama ja siis augustis, septembris mõtlesin, et okei, võiks tööle minna uuesti ja siis kandideerisin sinna ja kohe sinna ma sain. Just nagu tänu sellele, et ma olin eelmises firmas Norra hotellidega töötanud ja ma teadsin Norrat enam-vähem. Ma olin käinud ka seal ise ja siis nüüd jah, on ju Norraga ka tegemist, on ju. Et vot ja mida veel? Ma ei tea, ma olen kõik ära katnud. Mis Soomast saab? Sonja ei lähe lasteaeda selles mõttes, et Viimsis võetakse lasteaeda ametlikult alates 3-aastasest, aga taotluse saab ka teha nagu alates sellest, kui laps on 2-aastane. Aga kas sa saad selle koha, kas sulle antakse, see on nagu ma saan aru, mingi loterii. Et ma ei tea, ma pigem panustan sellele, et ta läheb 3-aastaselt lasteaeda. Kui te nüüd mõtlete, et kas ma siis üle 1,5 aasta kavatsen sellist elukorraldust teha, et vanemad istuvad Sonjaga ja mina käin tööl või siis, et kui mees on Eestis, siis mees on lapsega. Ei. Aga sellest juba järgmine kord mõnes teises vlogis, et ma ei taha nii-öelda ära sõnuda mingid asju, mida pole juhtunud veel. Ja ühesõnaga Sonja asja ma katsin ära, siis kus ma töötan ka katsin ära, ja miks ma tööle lähen. Ma arvan, et saaks ka kodukontorit teha, aga selles mõttes mul vahet pole. Et isegi näiteks, et vaatame, Sonja oleks kodus, magaks kodus ja mina siis samal ajal töötan, on ju. Ma päeval ikkagi ma ei saa ju temaga tegeleda, sest et ma tahan magada. Et kui ma saan magada ainult nüüd 2 tundi tema lõunaünaku ajal, ma olen juba peale... Sul on päris kole köhatibu. Et peale neid peale 2 päeva või isegi äkki samaks päevaks ma oleksin juba mingi täiesti kutu omadega. Et jah, ja tegelikult on parem ka kontoris käia, et hoiavad inimesed üleval siin teised ja saab jutustada ja noh, kui on abi vaja, siis on kohe inimesed koha peal võtta, on ju. Et selles mõttes on kontoris nagu parem käia isegi, ma ütleks. Mulle meeldib. Ja kui keegi küsib, et kui keegi mõtleb, et aga sa magada öösel ei saa seal töö juures, ei, ma ei saa. Sest et saad ikkagi, liinid on avatud kogu aeg. Jah, sa võid seal panna ennast mingi staatusele, ma ei tea, et sa teed e-maile või midagi. Aga noh, siis võiks ju tegelikult päriselt ka e-maile teha, mitte lihtsalt olla võimult mitu tundi staatus e-mail ja sul jookseb ju nagu minutid, tunnid, on ju. Et ei. Aga tegelikult mul ei ole ka kunagi vajadust või nagu soovi olnud magada. Alati ilusti peab vastu. Ei ole hullu. Palk on see, mis motiveerib. Ja noh, tänu sellele nüüd ka siis
mul see ema palk pikeneb, kuna seal on see, et kui sul on mingi üle teatud summa, on see brutopalk, siis sul hakatakse kärpima seda vanema hüvitist. Ja ma nüüd arvutasin välja, et nende öötundidega peaks nagu jah, see ületama. Ja pluss, kui ma saan veel müügi pealt ka boonust, no siis on täitsa lõhki juba ammu. Et sellepärast jah, saan siis pikendada natuke seda vanema hüvitise maksmist, mis on nagu ka tore. Aga teete kella 8:30. Ja mul on kõik pakitud, on ju. Koerad toidu välja võtma, sulama. Vaatan veel, käin kõik toad läbi. Ja et noh, et vaadata, et kõik on kaasas. Kuigi ma homme lähen ka jälle Kehra, aga ikkagi. Aga me siis sõidame Kehra ära. Ja näeme teiega äkki seal, äkki õhtul. Vaatan, millal ma mingit update'i saan teha. Aga põhimõtteliselt, mida ma siis tahan vlogida, on see, et minu tööpäevad. Või no vähemalt võib olla 1-2. Et kuidas see nagu reaalses elus välja näeb, et teoorias on ju see, mis ma siin ette vuristasin teile, on ju, et töötan siis, magan siis lähen sinna, teen seda. Et kas ma jaksan? Ma arvan, et ma jaksan. See ei ole midagi hullu. Just nagu eriti alguses, sest et noh, alguses ikka on jaksu rohkem, väsimus tuleb pika peale. Диги. Дела. Хороший домик. Домик. Домик, да. Слушаю. Да. Палыч, срочно приезжайте, его друзья стопчат. Ходите на ступень. Где. Калитка открыта. Kelle keel see on? No ikka üksik ole. Lähed mingid taaduga või? Ne mingi. Давай будем строить. Послушай, что куда правила? Я тут правила устанавливаю, придурок. Понял. Kodust tagasi, kell on 19:34. Ehk siis mul on 10 minutit umbes aega, et ennast valmis seada. Ega ma väga midagi, ma ei tea, mida ma seal sean ennast, kelle jaoks. Mingi kontoris on ainult, ma ei tea, ma kujutan ette mingi 4-5 inimest, kus minuga, pluss siis see training departmentist, kes siis mulle teeb treeningut ja noh, otsakorral juba või. Ja tegelikult ma ütlen ausalt, ma olen päris väsinud. Nagu tahaks minna ise magama, nagu tavaliselt sel kellaajal. On see, et ma mingi lihtsalt ootan, et millal kell juba 8 saaks, et ma saaks Soonja magama panna. Või noh, juba 7:30, et seda magama minekuks valmistuda. Ja siis 8-ni tiksuda. Aga jah, praegu ongi see aeg, kus ma peaks ta magama hakkama vaikselt sättima, on ju. Aga selle asemel sätin ma ennast tööle. Õnneks tervis on selles mõttes paremaks läinud. Et täna tatti ei nirise, nii nagu oli eile.
ja see kehtib nii minu kui ka Sonja puhul. Et see on mega hea. Et kuigi jah, vanemad peavad seal seda rinomeeriga veits tegutsema enne, kui ta magama panevad, sest et muidu lihtsalt öösel laps ei saa üldse hingata. Ja noh, eks nad saavad hakkama kahe peale. Aga ja täna oli siuke päev, et mul isa nagu tegelikult tegeleb Sonjaga hästi palju ka, aga ikkagi kuidagi vähem kui mina ja ema on ja. Ja siis oli nii, et nii kui me hommikul jõudsime sinna, ma ei mäleta, mis kell me läksime, mingi 9-10 vahel vist, siis isa kohe võttis Sonja, hullult mängis temaga seal, mingi peitust ja mingi ehitasid male nendes nuppudes mingeid asju seal ja klotsidega ja raamatuid vaatasid ja et meie emaga siis tegime süüa samal ajal. Ma pakkisin seal asju ka lahti ja panin kappidesse ja panin voodi lahti ja kõik tegin vajaliku ära, mis on vaja. Et ja siis panin Sonja magama lõunaunne ja siis peale lõunaund käisime poes isa Tripoli ja Sonjaga ja siis õhtul oli ka niimoodi, et seal siis tegelesime kõik kolmekesti temaga. Aga ja isa nagu ma tunnen, et ta kuidagi võttis ohjad enda kätte selles mõttes, et nüüd on laps ikkagi nende mõlema hoole all 5 päeva. Et saab aru ikkagi, et ta teab ju ka, et ikkagi 3 last üles kasvatanud ja juba mitmesse Sonja on siis 5. lapselaps. Et kui palju tegemist nendega on ja kõike seda, et jah, täiega see oli nii äge vaadata. Ma olen kindel, et ta kõik need päevad ikkagi seal nii palju kui võimalik on Sonjaga tegutseb, et ema kanda on siis toitmine, söögi tegemine ja magama panemine. Et isa tahaks ka tegelikult vist teda magama panna, aga mul isa on siuke, kuidas ma ütlen, nagu veits siuke naljamees ja siuke sammerdis, et ma arvan, et sellest ei tuleks nagu hästi neil midagi välja, kui ta peaks Sonjaga minema magama, siis nad seal mängiksid lihtsalt tükk aega. Vot. Aga kell on juba 3:08. No tahaks 45 välja saada kodust, siis on vist okei. Et jah. Aga jah, see fakt, et ma olen väsinud, tahaks tegelikult magada, kuigi ma magasin. Ma läksin Sonjaga koos magama, nii kui ta oli magama jäänud. Ma läksin ka sinna tuppa, viskasin pikali ennast. Tunni aja pealt tunnen, et nagu hakkan unne suikuma ja siis kuulen, kuidas ta nutab. Ei, ta ei nutnud, ta nohises, ta tatt oli seal ja siis ta veel köhatas ja siis mõtlesin, issand, kas ta ei jäägi magama, et ta on tund aega maganud. Aga siis ta õnneks magas veel tund 20 ja siis selle teise poole. Ma arvan, et äkki magasin tund aega. Võt, aga ma panen riidesse ja lähengi tööle. Vaatame, kuidas ma täna vastu pean. Et jah, õnneks saab nagu chillilt võtta. Et ei ole seda, et ma pean hullult ergas ja mingi klientidega rääkima ja mingi hullult lihtsalt tuleb informatsiooni ammutada endasse. Aga kuna see on kordamine, siis ma loodan ja usun tegelikult, et see tuleb suht kiiresti mul tagasi. Ja mingid uued asjad siis vahetan välja või siis jah, ühesõnaga vaatame, kuidas need tööööd siis tähendab lähevad ja loodame, et ma pean vastu ikkagi. Kell on 8:10, ma olen juba kontori juures. Kuidagi väga kiiresti jõudsin, 20 minutit enne. Aga pole hullu. Lähen sätin oma läpaka ja kõik asjad valmis. Ja ilmselt näeme teiega kell 5:30 hommikul uuesti. See kõlab nagu nii õudsalt. Aga ise ma selle valisin. Nii et nii et jah, on mis on. Eks esimene päev, esimene öö.
oli ilmselt kõige raskem just sellepärast ka, et meil nagu veits ikkagi haiguspisik on sees. Kui nõrgem on olla, aga ma arvan, et kõik saab tipp-topp olema. Töökaaslased hoiavad mind üleval. Kell on 10:10. Väike osa treeningust on läbi. Istun siin oma arvuti taga. Mingi 100 ekraani. Ja no tegelikult midagi seal mälusoppis ikka meeles on. Vaatame, süsteemid asjad on nagu muutunud, et võib-olla mul on nagu natuke kergem isegi ümber harjuda, sest ma pole pikalt olnud siin ja selle vana süsteemiga töötanud. Aga mega excited. Kuigi silm vajub kinni. Ja üks töökaaslane on ainult kontoris, nagu vana töökaaslane, üks uus on ka. Ja kõik teised töötavad kodust. Nagu mis asja, miks te kodus töötate? Aga it is what it is. Ja tundub, et ma vist isegi võib-olla esmaspäevani ei hakka üldse kõnesid võtma, mis on nagu tore. Mulle sobib see, et vaikselt saan sisse elada. Aga siis tegutsen edasi. Kell on 5:30 hommikul. Ma olen täiesti kopsas omadega ja ütlen ausalt, viimased 2,5 tundi ma lihtsalt istusin ja rääkisin töökaaslastega. Mu pea ei võta nagu nii mitte midagi. Tõusen täiesti koppima. Ja me läheme koju Tripoliga jalutama ja siis magama. Tere hommikust. Või ma ei tea, kas öelda tere hommikust või mitte. Või nagu tere lõunat. Kell on 12:30. Ma oleks arvanud, et ma magan kauem tegelikult. Aga märkasin kell 12:05. Ja ma tea, ma tunnen ennast nagu suht okei. Natuke on siuke, kui peale rasket tööd, ütleme, siuke pohmaka tunne ja veits kuidagi nagu külm on. Eks on see väsimuse teema. Aga ju mu keha siis arvas, et peale põhimõtteliselt 24 tundi, 24 tunni jooksul ma magasin siis tund päeval, 1 tunni. Ju siis ta arvas, et 6 tundi magada on nagu piisav. Et varem ka, kui ma töötasin öövahetuses, siis ega umbes oligi esimesed päevad magasidki kuskil 12:01 ja siis viimased päevad ikka see väsimus kogunes ja siis võisid magada ikka kuskil 3. Aga ma panen ennast päevaks valmis ja me jalutame Tripoliga, siis ma pean poes käima. Ema tahtis mingeid asju linnast ja siis läbi Kehra. Panin oma silma alla need padsid, sest mul on siuke tunne, et kui ma ärkasin, siis ma mõtlesin küll, et mul on silmad raudselt hästi punased ja patsikumm on. Patsikumm ei leidnud, aga lõks. Ühesõnaga mõtlesin, et mul on silmatulud punased ja mingi paistes, nagu pealt tundusid, alt oli nagu okei. Aga siis ma läksin peegli ette, ma mingi, ei olegi midagi viga. Et ma siin panin lõunad kaasa. Jah, ma söön öösel ka. Ma küll eile mõtlesin, et ma ei hakka sööma, et mul olid mingid 2 batoonikest kaasas, et sõin need ära, aga lõpuks ikkagi kõht läheb tühjaks, sest muidugi öösel ei sööks ju tegelikult, aga kuna sa oled ärkvel, siis ikka kõht läheb tühjaks. Anyways, ja siis panin Kehraga kaasa, et ma ei hakka vanemate külmkappi tühjaks sööma, et panin ise endale sinna päeva jooksul siis 1 toidukorra veel kaasa ja
ühesõnaga panin siis neid kaasa ja mõtlesin, et keda tegelikult huvitab nagu minu töö või nagu selles mõttes, et keegi ei vlogi minu töönädal või nagu selles mõttes jah, töönädal, et mida sa teed nagu keskendutakse sellele ja näidatakse pigem seda, mida tehakse tööväliselt, on ju, mida veel lisaks tööle jõutakse teha. Aga mul oligi nagu siiamaani on konkreetselt olnud, et tere, ma olen tööl, et nagu mida ma teen, on ju. Ja no okei, ma näitasin enne tööd ka natuke, aga noh, see ei ole nagu nii fun, vaata, sest ma olen Sonjaga, mis on nagu tegelikult tavalised minu päevad, on ju. Aga ma ei tea, ma nagu enda peas alati mõtlen, et et mis tulevad üliägedad videod. Näiteks üks oli minu jalutus Šveitsis, kus ma 3 tundi olin mägedes suremas. Aga ma tegin selle lõpuni ja tegelikult oli nagu minu meelest nagu natuke naljakas vlog ka. Ja siis mis veel oli? Mäletan, mingi vlog oli veel, mis ma mingi hullult nautisin selle tegemist ja värki ja mõtlesin, et nii äge on seda vaadata teistel, on ju. Kõige vähem vaatamisi üldse nendel videotel. Ja nagu selle töönädala kohta mul oli täpselt sama arvamus, et äkki inimestel on huvitav, vaata. Klikivad peale, et kuidas ta seda teeb, on ju. Et laps on ju, et öösel ja kas ta siis ei magagi ja kas ta siis ei ole inimene. Et jah, nüüd ma mõtlen nagu täiesti mõttetu vlog tegelikult. Miks ma lihtsalt näitan, kuidas ma käin tööl. Kuidas ma nagu päeva üle elan. Miks sa nii kurb oled? Teed muffinit või? Tõsi jah? Ma küll käisin Tripoliga kohe õues, kui ma koju tulin, on ja siis ta sai süüa ka. Aga ta ei teinud oma asju ära. Nii et ma pean ruttu ära sööma. Ruttu koera välja viima. Et ta saaks ennast kergendada. Ja siis lähme poodi. Aga ma söön hommikuks neid muffineid. Siin on veel 3 tükki. Või noh, mul on veel 4 tükki alles. Ja kui neid mikroonis soojendada, siis nad lähevad jälle väga mõnusaks. Mõtlesin, et ülikõvad on raudselt, aga ei. Peab neid lihtsalt ära sööma. Alguses mõtlesin üldse, et nii kui ma nagu ärkasin, tunnen kõht on tüü, mõtlesin nii, mina lähen S-burgerisse. Sest tegelikult on ju lõunaaeg juba. Aga ei. Kodus on süüa, kodus peab sööma. Ei ole mingit priiskamist. Äkki viimase tööpäeva puhul pakun omale seda naudingut. Ja lähen S-burgerisse. Äkki ma ei tahagi enam siis. Olgu. Aitab lobast. Lähme liigutame. Syy. Shit. The price is... She said the price is 49, it's 52. Sure you're looking at the right season? I put it in PG and... Yeah, Brioni is the thing is... doing errors a lot. This is wrong actually. I'm looking at wrong season because... No, because it starts in March, but it ends in April. Hold on.
But if it's transfer it's only... Okay, now I'm gonna check this season. I can't find Oh, the video where they did the... Why is it so complicated? Airport to city, okay. Can I? Okay, I need to move this one. Ooh. From train station to air. It says 48. Quite often it will be lagging to my Because of the erratic... Hey, don't... Tere kaunist pühapäeva. Nagu näha, siis mul on täna palju parem. Kell on 13:18. Ma mäletan, ma vaatasin esimest korda, kell oli mingi 11 läbi ja ma mõtlesin, mis asja, miks ma nii vähe magasin, et ma nagu tahaks veel. Või noh, selles mõttes, et ma tundsin ennast okeilt, aga ma ei taha nagu voodist välja tulla, et ma nagu tunnen, et ma peaks magama rohkem. Et nagu vastu pidada siis see päev ja siis veel töö on ju. Ja siis ma lihtsalt oleskasin seal voodis ja vist jäin ka magama ilmselt, sest et järgmine kord ma vaatasin kella, kell oli 12:50. Vot, ja eilne päev, eilne öö töö juures, ma ütleks, oli nagu väga palju parem juba. Ma pidasin ilusti vastu, mul ei tulnud mitte kordagi väsimust peale. Tegin siis e-maile põhiliselt ja ühe treeningu osa veel ära, et seal mingid ülesanded, et nagu mingid bookinguid teha ja siis treener ütles, et nagu tavaliselt nagu uutele inimestele, kui nad treeningu lõpus teevad neid, siis läheb kuskil 3 tundi keskmiselt. Ja siis ta ütles, et aga noh, ma arvan, et kuna sa oled juba nagu siin varem töötanud, on ju, et sul on lihtsalt nagu meenutus, et ma arvan, sa oled 2 tunniga ja ma tegingi 2 tunniga ära. Et kõige rohkem võttis aega tegelikult üks väike broneering, mis on sadamasse, aga need on kõige tüütumad, sest et jah, lihtsalt neid broneeritakse nagu tegelikult päris palju, aga tihtipeale nagu online'is inimesed ise teevad seda, et telefonikõnes ei saa nagu väga palju sellega, aga lihtsalt need on nii tüütud, nagu pisikesed mutukad kuskil. Neid suuri asju, neid suuri kärbseid on kerge bookida, on ju. Lõpetasin töö 5:30, 5:33 olin autos ja ma olin veits ulakas ja mõtlesin, et vaatame, kui kiiresti ma suudan siit koju saada. Või nagu, kui kiiresti on võimalik saada koju. Ja ma tegin oma uue rekordi 10 minutiga. See tegelikult on mingi 18-20 mintsa sõit. Aga liiklust pole. Pühapäeva hommik. Valgusfoorid ei tööta. Et nagu, jah, natuke vajutad pedaali, oledki kiiremini kodus. Et alla 10 minuti ma kindlasti, ma isegi ei taha proovida. Aga 10 minutit kindlasti ma rohkem ei sõida ka. See oli ükskord tahtsin proovida. Nii. Jõudsin koju, läksin Tripoliga õue, andsin talle süüa ja isegi natuke olin veel telefonis. Aga mitte kaua, mingi 10 mintse. Käisin pesus ja siis läksin magama. Ja noh, kuigi ma mõtlesin, et et ma võiks isegi veel kauem olla, nagu veel üleval olla, siis tegelikult reaalsus on see, et ma jäin nagu kohe magama. Vot, aga täna hommikuks on sellised ilusad võikud. Mul on nendest muffinitest on järgi see pitsa singi kuubikud, siis viskasin need beikoni asemel sinna pannile ja panin muna ja juustu alla ja kuna leib on kodus, siis peab seda sööma ja muidu keegi söö seda asja läheb valitama. Vot, ja viljakohv, nagu ikka. Jah, kell on 1. 1:30 ma söön seda. Aga ma söön kiirelt ära, lähme õue. Ja täna vist vihma ei ole sadanud veel. Tundub, et maa on kuiv. Ja siis lähme kehra. Kuigi ma täna mõtlesin, et täna on see päev, kus ma ei lähe. Aga ma ikkagi lähen, sest ma tunnen ennast hästi ja mida ma siin kodus passin ikka. Tahaks oma lapsekese juurde minna. Kell on juba õhtu. Ja ma olen tööl ja ma ei teinud mitte ühtegi klippi Kehras, sest et nii kui ma jõudsin sinna, Sonja veel magas oma uinakut, juba teine päev siis, kui ta magab uinakut ja mis mulle nagu täiega meeldib, sest et ma saan ta
nii-öelda siis üles äratada, et ta näeb mind esimesena. Aga mu ema on haige, mis on nagu täiega halb, et nagu selles mõttes jättis mulle nagu raskema südame, kui ma sealt ära läksin, sest et ja Sonja magab nagu temaga ühes toas ja noh, isa pakkus ka seda varianti välja, et paneb ma ta siis nagu teise tuppa, aga siis ma ütlesin, et no jaa, aga siis tähendab, et kella 8 alates nagu väga ei saa telekat vaadata ega midagi, on ju, et kas kell 8 läheb siis magama või mis te nagu teete, on ju. Igatahes, jah, emal on palavik, ta oli ikka täiesti nagu läbi omadega ja täna öösel ka peale selle siis Sonja oli 2 tundi üleval olnud, kella 3:30, 5:30 vist. Ja noh, siis lõpuks magas kella 8-ni. Et noh, ta lihtsalt lalises seal, et tal nagu otseselt midagi viga polnud, aga jah, siis, et noh, emaga magada ei saanud on ju selle aja. Et ma olen täiesti kindel, et ta teeb kodus ka selliseid asju, aga ongi, kuna ta on teises toas, siis ma ei kuule ja kui ta ei nuta, siis nagu ma ei saa sellest kunagi teada, sest et ta jääb nagu uuesti magama ise. Ja aga jah, et me siis noh, selles mõttes mina tegelesin väga palju täna Sonjaga ja kõik selle toitmise ja kõigi asjadega ja ma ei saanud ka väga nagu puhata, et kui eile isa läks õue Sonjaga ja siis ma sain seal kuskil pool tundi 40 minutit diivanil nagu lebada ja veits nagu olla siukses udus, et ma päris magama ei jäänud. Aga noh, see aitas ikkagi ja täna ma tunnen, et ma olen nagu veits väsinum. Kuigi noh, nagu hommikul ma tundsin, või noh, mis hommikul, siis kui ma ärkasin, on ju, siis ma tundsin ennast nagu paremini ja kõike, aga noh, tänane see teine pool päevas siis on ikka natuke väsitanud mind. Ja kui algne plaan oli ka see, et ma ei lähe homme Kehra, siis ma pean ikkagi minema, sest et neid seal pampersid otsa, jah, neid saab poest osta, aga ma ütlesin emale, et mul on nagu 4 pakki kodus, et mille jaoks me ostame. Ja pealegi ema on haige, nii et ma lähen sinna ja tegelen ise oma lapsega rohkem. Et noh, mu vanemad ei ole mingi esimeses nooruses, on ju, et nad on 2 pensionääri ja noh, see on ikkagi minu laps. Et ma tean, et paljud mingi on nagu öelnud mingi teiste videote põhjal ka ja kõik see, et ma olen nagu selles mõttes enamus ajast olnud üksi, on ju, et isegi kui ma olen nagu mehega koos olnud, siis ikkagi on kõik olnud nagu minu õlul, võib-olla ma olen saanud mingid mõned üksikud päevad, kus ma olen saanud siis nagu käia, olla, teha midagi. Et jah, see isegi ei tule nagu mingi 10 päevagi vist ei tule kokku nagu terve selle aasta 4 kuu jooksul, kus ma olen saanud lihtsalt nagu minna ja teha omi asju. Et jah, et ühesõnaga öeldakse, et sa oled nii tugev ja mingi la, aga no selles mõttes mul ei ole teist varianti, vaata. Et jah, see valik, et ma läksin nüüd tööle, see oli mu enda valik, on ju, et keegi mind ei sundinud ja mul otseselt polnud nagu vajadust. Ja noh, ma ei tea, et nagu ma arvan, et noh, lõppkokkuvõttes on tegelikult nagu kõik emad vaata tugevad, on ju, või no kõik inimesed, et omamoodi, et jah, mõni on siuke mingi mõnes asjas võib-olla ma ei viitsi või on siuke, et annab alla kergesti, aga samas mingis teises asjas on ta nagu võiks öelda, et parem kui mõni teine, on ju. Igatahes, long story short. Ja täna lähme siis tööle. Ma kavatsen ikkagi võtta suht lõdvalt täna, sest et tiimliidrit ei ole, kuigi see on mu hea sõbranna, et vahet pole, kas ta oleks kontoris või mitte, on ju. Et alati omad eelised on olnud selles olukorras ja noh, ja kontoris on vist ainult 1 inimene või? See on nagu täiesti jõudne, ma ei tea, nagu just see kontori pool on nagu nii kahju tegelikult, et keegi ei käi, aga samas mul mõned töökaaslased ütlesid, et me esmaspäeval tuleme, et noh, et kas või juba siis minu pärast, et mind näha ja siis jälle kaduda koju ära. Vot. Aga jah, ma arvan, et see on hea aeg praegu, et lõpetada see vlog. Et tuleb ühesõnaga, et jah, nagu nii Kehras mul selles mõttes nagu ei ole aega midagi vlogida, midagi rääkida teiega. Lihtsalt olen lapsega ja loodetavasti siis ema saab terveks, et see palavik läheb üle kiirelt. Aga suur aitäh, et vaatasid ja
näeme kindlasti teiega juba oktoobrikuus veel. Tšau!